3 päeva järjest on toimunud Eesti Kaitseväe meistrivõistlused maastikuvõistluses. Esimese alana märke orienteerumine, siis teise alana individuaalne suundorienteerumine ja täna toimusid viimase alana teate orienteerumisvõistlused. 3 päeva üldarvestusest tuli võitjaks vahipataljon, teisele kohale 2. jalaväebrigaad ning 3. õhuvägi. Kindlasti orienteerijatele kohaselt tema mõningaid pisivigu tegin, kuid arvestades üldist taset, siis ma arvan, et täna läks päris hästi ja võib üldiselt tulemusega rahule jääda. Tunne on väga ülev, et nagu ma aru sain, siis on ilmselt vahipataljonil esimene kord võita maastikumängud. Kõik andsid oma panuse ja kuna tegelikult me oleme üsna väike pataljon, aga saime palju mehi kokku. Nii et meeskond andis kõik oma panuse. Muidugi 2. jalaväebrigaad pakkus kõva lahingut, aga siiski lõpus võtsime ära. Orienteerumine on kindlasti väga oluline baasoskus kaitseväelasele. Just kaardi lugemise oskus, kompassi kasutamise oskus ja üldse maastikul liikumise oskus. Et võiks ju arvata küll, et tänapäeva tehnoloogia abil GPS-seadmed, mis on ikka kaarti lugeda, et see GPS-seade näitab ise asukoha ära. Aga sellised elektroonilisi seadmed on ju väga lihtne rivist välja lüüa, nii et see oskus ise üksi kaardiga hakkama saada on siiski endiselt väga oluline.